No hei paralla noored. Siin mina. Täna siis hakkame kokku panema järgmist funktsiooni tal. Nagu ma eile näitasin, täna on seda parem vaadata, näete, siit tulevad juhtmed. Üks terve selline juhe tuleb siit august, läheb siia lülitisse, siin on patareid. Kordame väikest osa eelmisest osast, näete. Liigutan seda lülitit ettepoole, siia poole liigutan lülitit. Hakkab sauruse pea liikuma ühes suunas. Liigutan seda lülitit teisele poole, see on siis siia poole. Liigutab ta teisele poole oma peal. Patareid on natuke nõrgad, hakkavad ära väsima juba. Nii. Nüüd otsime siis üles tema järgmise funktsiooni ja ühendame selle siia lüliti külge. Ma loodan üles leida selle funktsiooni, mis teda niimoodi kükitama paneb, et ta ennast ettepoole ja siis tahapoole liigutab. Paneme sellele tühisele funktsioonile kah kenasti nii-öelda lüliti peale. Aga seekord ma tahaks näidata, kuidas see käib. Oh, issand, mul tuleb siin keeruline töö. Minu jaoks on see muidugi lihtne, aga kaamerat käes hoida samal ajal ei ole väga lihtne. Nii, ma võtsin ettevalmistuseks mõned juhtmed välja. Ja nüüd panen siis kaamera paika ja loodan, et näeme ka, mis toimub. Nii, nagu te näete, hakkan ma nüüd siis näpitstangide ja tähtsate tööriistadega toimetama. Ja mul on selleks teatud komponente vaja. Ja õnneks on mul kõik ilusti olemas ka. Tuleb võtta akutrell. Ja akutrelliga saab ilusti augu puurida juhtme jaoks. Teeme siia väikese augu. Nii, ma tegin siia nüüd 4 auku sisse. Täpsemalt 3 auku tegin juurde esimesele juhtmele. Need on kõik väga olulised augud, sest siit pannakse juhe läbi ja siis see juhe jääb puldi külge kinni. Vot niimoodi, nagu ta peab jääma. Nüüd ei ole muud. Kui tuleb hakata otsima välja funktsioone. Igal funktsioonil on oma juhe. Igal funktsioonil on oma juhe. Ja nüüd me võtame siit selle dinosauruse.
siia pusi peale. Natuke sätin oma seljatagust. Näete, siin on tal sellised juhtmed. Võtame siit nendest sabalt tulevatest juhtmetest, näiteks see pikk valge juhe on tema kaela funktsioon. See paneb tal pea, näete, niimoodi liikuma. Noh, niimoodi, see on see valge juhe, mida ma praegu teile näitan. Tema järgmine funktsioon, vaatame korra, mida see juhe teeb. Eks ole? Telefoniga on natuke raske näidata. Tal on isegi jalgade jaoks olemas funktsioonid, et 2 jalga ja mõlemat jalga saab kasutada. Aga nüüd tuleb mul korraks kuidas ma ütlen, siin on natukene raske olukord. Nii, võtan juhtme parajas pikkuses välja ja panen keeran uuesti krussi, et ta ära ei laguneks mul. Nii. Nüüd ma sain juhtme parajas pikkuses välja, nüüd ma hakkan välja mõõtma ja vaatama siis, mida see funktsioon tal täpselt teeb. Aga selleks ma pean patareide karbile ligi pääsema, ma pean korraks selle niimoodi panema. Näete, ma näitan teile ka. Siin on tema patareide karp. Siin on tema kaela liigutav lüliti, järgmise lülitina võtame selle kasutusele. Nüüd ma üritan kindlaks määrata, mis funktsioon sellel juhtmel on. Täpselt nii, nagu ma arvasin. Lihtfunktsioon. Sellel juhtmel ongi see oodatud funktsioon, mida ma otsisin. Ma saan panna ta nii tegema, nagu ma tahan, aga ma mõtlesin ringi, ma otsin teiste juhtmete seast üles funktsiooni, mis liigutab tema saba ja mis paneb teda pead, ütleme seda kaela niimoodi keerama. Ta lihtsalt teda teeb selliseid pearinge, vaid ta lihtsalt keerab seda kaela paremale vasakule. Selle funktsiooni ma ka pean üles otsima. Aga selle funktsiooni, mis ma praegu üles leidsin, panen täpselt sinna, kuhu ta kuulub. Nii. See aga tähendab seda, et ma pean terve juhtme kogu tema pikkuses välja võtma. Lahti tõmbama. See ei ole raske töö. Seda tuleb lihtsalt teha ettevaatlikult, rahulikult. Nüüd, kus ma juba tean, kuidas asja tuleb juhtida. Vool tuleb ära jagada. Mul on need patareisid muide veel. Vool tuleb kõigepealt ära jagada.
et siia tuleb nagu, siia lüliti sisse tuleb panna pluss ja miinus. Ja pluss ja miinus, mis lastakse otse lüliti sisse, tuleb ka teiselt poolt ümber pöörata. Nii et seal, kus ühes otsas on pluss, seal on teises otsas miinus ja seal, kus teises otsas on miinus, on hoopis pluss. Noh, ühesõnaga see on natukene keeruline värk seletada niimoodi. Aga eks ma üritan seda töö käigus selgeks teha. Nii. Nüüd tuleb esimese funktsioonina paneme dinosauruse laua peale. Ja möödame juhtme pikkuse välja. Me peame juhtme pikkuse täpselt välja mõõtma, et üks juhe ei oleks teistest pikem ja teised juhtmed ei oleks liiga lühikesed. Siin tuleb seda nagu silmas pidada. Nii. Peame juhtmete pikkuse hoolikalt paika panema, muidu me ei saa teha mitte midagi. Üks juhe on liiga pikk, teine on liiga lühike, sellest võib tekkida probleeme tema hilisemal liikuma hakkamisel. Et ta ei saa hakata liikuma, sest üks juhe jääb liiga lühikeseks, ei lase tal edasi liikuda. Teine juhe on liiga pikk, hakkab jälle voolu nõudma. Ja see juhe on liiga lühike. Aga praegu, kuna ta on katse eksperiment, siis võib see juhe olla pealegi lühikene. Ma pean võtma restpeaga kruvikeere. Praegu ta on lihtsalt selline ühe koha peal istuv, ta ei lähe mitte kuskile. Ma hiljem hakkan juhtme pikkusi täpsustama, siis see pannakse paika hiljem. Praegu on nii, et üks juhe on hästi pikk, teine juhe on natukene liiga lühike. Aga juhtmed peavad absoluutselt kõik olema ühe pikkused. Et seda timmitakse hiljem, siis kui funktsioonid on kõik ilusti käima saadud. Kõik funktsioonid täielikult ja korralikult töötavad. Raamus küll see vasak kõrv kumiseb, nagu ma ei tea, mis asi. Mul on nimelt vasaku kõrvaga see probleem, et see läheb lukku. Ta on natukene paistes ja ma ei tea, miks ta paistes on, aga okei, see pole praegu kõige olulisem. Me ei tee mitte minu paistes kõrvast videot, vaid me teeme videot roboti ehitamisest. Ja seal on peatähtis, kõige tähtsam tegelane robot. Mitte see, kui paistes või mitte paistes on minu kõrvad. Nii, siin on sellised kruvid. Nagu te näete, olen ma kinnitamise jaoks pidanud need kruvid ära keerama. Ja seda teen ma ka siin. Ma keeran siit need kruvid välja, kõik mis siin sees on, ja siis ma saan alles juhtmed siia kinnitada, nii et nüüd läheb väike paus ja siis ma näitan hetke pärast edasi, kuidas asi käib. Nii, nüüd siis alustame juhtmete ühendamist.
ja läheb jälle oma koha peale. Ma teen talle siia ühe väikese sõlme peale, et ta ei vajuks, et ta ei läheks nagu valesse kohta. Nii. Natuke mul läks nihu, et läheb aega, enne kui ma näidata saan, mis ma teinud olen. Natuke tuleb oodata. Ma ei osanud arvestada, et juhe võib natukene mulle viltu minna, aga noh, see ikka juhtub, tegijal juhtub seda ikka vahepeal. See on hästi tüütu ja hästi super annoying stuff. Aga sellega peab paratamatult arvestama, kui sa robotit ehitad. Olemasolevast mänguasjast tuleb teha praegu väga tõsine tulevane turvaülesandeid täitev robot. Et ega see töö ei ole just tead mis kerge. Et siin tuleb natukene niimoodi kannatust ja aega varuda, et juhtmed täpselt niimoodi paika saada, nagu vaja on. Pikkuse asja, nagu ma ütlesin, timmitakse meil viimasena. Nii. Siin küljes on nüüd need juhtmed, mis roboti külge lähevad. Siis tuleb, siia külge tuleb pluss, siia külge tuleb miinus, siia tuleb miinus ja see suur pluss ja siia tuleb miinus. Oota, vaatame korra. Siia klemmi külge tuleb pluss, siia klemmi külge tuleb miinus, siia tuleb pluss ja siia tuleb miinus. Et niimoodi töötab see esimene lüliti ja väga hästi töötab. Hakkab see ka samamoodi tööle. Ja siis juba tegeleme jalgade funktsiooniga. Aga see on juba järgmise video töö.
Nüüd ma harutan siit lahti selle juhtme, mida mul on vaja. Ma jätsin robotile tema mikroprotsessoriga arvuti sisse, ma seda temalt välja ei võtnud. Aga väga tõenäoline on, et see siiski juhtub, sellepärast et sellest arvutist ei ole talle enam mingit kasu, kuna ta ei saa seda arvutit kasutada, kui need minu juhtmed seal küljes on. Need väga segavad teda. Ta jääb kohe nõrgemaks, et need juhtmed on pikad ja need on otse mootorite külge pandud. Ja nii kui arvuti hakkab neid mootoreid käsutama, et juhtmed, mis mootori küljes on ja mida pole kuskile ühendatud, need hakkavad teda räigelt segama. Et võtavad tal voolu ära ja ta jääb nõrgemaks. Ja siis ta ei saa nagu täiesti täis patareid, ühesõnaga kurnab surnuks lihtsalt. Et selles mõttes ma pean selle arvuti siia plaadi alla panema. Siia, kus on patareide karp, mida ma teile näitasin. Ja siis alles saab hakata mõtlema edasi. Nii. Nüüd tuleb juhet natukene lõigata. Ja seda juhet tuleb ka natuke lõigata. Ja siis tuleb teha plussi ja miinuse vaheline ühendus. Ja see X-ühendusega teiselt poolt ka ära ühendada. Issand nukke. Lihtne, aga samas keeruline funktsioon. Nii. Ma teen siia otsa väikese pea. Ja ühendan ka ühe potentsiaaliga ära. Järgmine. Nii. Siis ma näitan teile, mis ma siin korraldasin. Siis ma saan teile natuke näidata ka, mismoodi see kummaline ja veider lüliti töötab. Ta töötab väga, kuidas ma ütlen, omapäraselt. Mitte kunagi varem ei ole mul olnud sellist lülitit, kuhu tuleb otse patareide vool sisse lasta. Sest ma proovisin nii, nagu ühendatakse tavalisi lüliteid, siis ta tööle ei hakanud. Ja mind segas ka muide see, et Ego kuulasin, telekal on raadiofunktsioon, kuulas raadiot läbi teleka ja see jõudsalt segas mind. Ja siis ma ei suutnud keskenduda ja ei saanud aru, mida ma siin täpselt pean tegema. Aga siis lõpuks ma taipasin, mida tuleb teha ja tegin täpselt nii, nagu peab tegema. Et ega see kerge töö ei olnud. Selle taipamine, mida on vaja teha, on päris raske, kui on palju segajaid peal korraga. Sellega ma nimelt ei arvestanud.
ma valisin tol hetkel vale aja tegutsemiseks. Aga nüüd rahus ja vaikuses ma saan toimetada nagu Dexter oma laboratooriumis toimetab. Ja nii. Kohe on juhtmed ühendatud. Nii, need on need kõige tähtsamad juhtmed. Natukene peame lõikama. Nii. Ja nüüd vaatame, näete. Plussjuhe tuleb siit ja läheb siia. Miinusjuhe tuleb siit alt ja läheb siia. See miinusjuhe tuleb ühendada nüüd siia ja plussjuhe tuleb ühendada vot siia ja siis hakkab lüliti tööle. Tegelikult see lüliti peaks juba praegu töötama. Aga ta millegi pärast ei tööta. Nojah, ma pean üks ühendus ikkagi ennem ära tegema, siis ta hakkab alles tööle, aga olgu. Teeme siis X ühenduse ära. Oota. Jah, tal tulebki X ühendus ennem ära teha. Muidu ta tööle ei hakka. Muidu see lihtfunktsioon ei tööta tal. Natukene varuge veel kannatust. Ma kohe näitan teile, mis juhtub, kui ma selle X-iga ühte koma teist teen. Nii, näete, nüüd oleme X-ühenduse ära teinud. Kui ma liigutan lüliti teisele poole, siis ta ei tee mitte midagi, näete.
aga siuke kerge, te näete, et ta natukene hüppab üles poole. Hästi natukene, siit on parem ehk näha. Et see on sellepärast, et tal see mootor ei lase väga palju tõusta. Hästi natukene nagu tõks, 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 tõks. No hästi natukene, hästi vaevu märgatavalt laseb. Et selles mõttes. Et nüüd läheb veel moment aega ja siis on see lüliti ühendatud. 2 jalga ma ilmselt ühendan ära homme. Sellepärast, et ma lihtsalt praegu teen väikese pausi, ma alles ärkasin, ma hakkan nüüd sööma, kui ma olen selle lüliti ära ühendanud. Et siis ma hakkan njäm tegema. Ja juhtmete pikkust ka ühtlasi reguleerima, et mul on siin natuke toitu, ma saan natukene süüa ja siis ma reguleerin juhtmete pikkuse enam-vähem ühtlaseks, et nad enam-vähem oleksid ühe pikkused. Et see paneel läheb tulevikus turvaruumi. Näete, siit on see tavaline vineertahvel, aga siit on ta hästi ilusa sellise, vaadake selline hästi ilus plaat. Siit tulevad juhtmed, siin on lülitid. Nii, aga nüüd ma teen selle viimase lüliti ära ja siis ma katsetan teda ja siis vaatame, mis edasi saab, eks ole? Jep. Just. On minu mõte. Nii. Nii. Väga hea, nii teengi. Kohe on see juhe ära ühendatud ja siis te näete, mismoodi tal see kõik töötab. Kui te olete näinud multikat Dexteri laboratooriumist, siis mul on umbes sama tunne praegu. Nokitsen kellegi teise poolt ehitatud roboti kallal, et võtta ta oma laboris kasutusse. Nii. Kuigi laboris seda korterit just nimetada ei saa. Nii. Nüüd on see tööle pandud. Ma panen patareidele. Näete, paneme patareidele sellise valge kaane peale. Näete, selline X-ühendus on talle tehtud. Nii, nüüd ma keeran puldi õieti pidi. Näete, kui ma liigutan seda juhet nuppu siia poole, näete, siin on nupp nii. Seda nuppu liigutan siia poole. Oot, midagi on nihu, ta ei reageeri praegu hästi. Aha, patareide karbikaan segab teda natuke.
Nii, nüüd ta peaks hakkama tööle, ma natuke reguleerisin seda juhet seal patareikaardi sees. Nii, teeme nüüd uuesti. Nii, seda lülitit liigutan siia poole. Läheb hästi natukene ettepoole kummardub. Paneme lüliti keskele, nüüd liigutan lülitit siia poole. Väga kehvasti on näha, väga halvasti nagu reageerib, aga mina palja silmaga näen, kuidas ta 1 sentimeeter ülespoole oma nii-öelda keha liigutab ja 1 sentimeeter allapoole oma keha liigutab. Aga need 2 lülitit, mis siin on praegu kasutusele võtmata, need lähevad tema 2 funktsiooni ehk jalgade jaoks. Ja siis on vaja veel 3. lülitit, mida mul kahjuks ei ole praegu, sest poes lõppesid lülitid otsa ja see on siis tema kaela ja saba küljed küljele lehvitamise koht. Et ta hakkaks nagu saba niimoodi, et ta nagu saba hakkab niimoodi liigutama küljed küljele ja ühtlasi liigutab ta ka oma pead küljed küljele. Selle funktsiooni jaoks on mul veel lülitit vaja, nii et kokku läheb siis 1, 2, 3, 4, 5 lülitit. Ja mul seda viimast 5. lülitit praegu ei ole, sest poes olid need otsa lõppenud, kas järgmine nädal või järgmine kuu pidi uus varu neid lüliteid tulema. Aga nüüd, tšau-pjau, muskamid, olge lahedad!